Me kõik koosneme väga paljudest süsinikuühenditest, millest mõned on tähtsamad ja teised natukene vähem tähtsad. Elutegevuseks 3 kõige olulisemat süsinikuühendite liiki on sahariidid, rasvad ja valgud ning täna proovimegi natukene rohkem nendest teada saada. Sahariidid koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust ning enamasti on nende molekulides vesiniku ja hapniku suhe täpselt sama, mis veemolekuli korral, ehk 2 osa vesinikuaatomeid ja 1 osa hapnikuaatomeid. Kuna sahariidid näivad seetõttu koosnevad justkui süsinikust ja veest, nimetatakse neid aineid ka süsivesikuteks. Sahariidides on palju OH ehk hüdroksüürrühmasid, millest tulenevalt on nad hüdrofiilsed ained. Tuletan sulle siinkohal meelde, et hüdrofiilsed ained omasid tugevat vastastiktoimet veega. Sahariidid, mille molekulid on väiksemad, on magusa maitsega ning igapäevaelus nimetame me neid suhkruteks. Tuntuimad suhkrud on glükoos, fruktoos ja sahharoos. Glükoos ehk viinamarjasuhkur on üks tähtsamaid suhkruid, mille summaarne valem on C6H12O6. Glükoosi molekulis on 5 süsinikuaatomit ja 1 hapnikuaatom moodustanud tsükli, kusjuures 1 süsinikuaatom jääb tsüklist välja. Glükoosi leidub kõigis rohelistes taimedes, kuna glükoos tekib taimedes fotosünteesi tulemusel. Glükoos on tähtis toitaine, mida püsisoojased organismid kasutavad kiire energiaallikana. Teine väga levinud ja kõige magusam suhkur on fruktoos ehk puuviljasuhkur. Fruktoos on sama summaarse valemiga kui glükoos, kuid tal on hoopis erinev struktuur, ehk fruktoos ja glükoos on omavahel isomeerid. Isomeerid on ained, millel on sama elemendiline koostis, kuid erinev struktuur. Fruktoosi molekulis on 4 süsinikuaatomit ja 1 hapnikuaatom moodustanud 5-lülilise tsükli, mille korral 2 süsinikuaatomit jäävad tsüklist välja. Fruktoosi leidub puuviljades, kusjuures fruktoosirikkad puuviljad on näiteks viigimari, viinamari ning pirnid ja õunad. Kõige fruktoosirikkam toit on aga näiteks mesi. Sahharoos ehk lauasuhkur on argielus kõige olulisem suhkur. Sahharoos kuulub diisahhariidide hulka ning diisahhariidid on sellised süsivesikud, mis on moodustunud 2 monosahhariidi ehk lihtsuhkru ühinemisel, mille korral on eraldunud veemolekul. Sahharoos tekib glükoosi ja fruktoosi molekulidest ning tema summaarne valem on C12H22O11. Mis juhtub aga siis, kui paljud glükoosi molekulid omavahel ühinevad? Siis tekivad polümeerid ehk antud juhul polusahhariidid. Tähtsamad polusahhariidid on tärklis ja tselluloos. Nii tärklis kui ka tselluloos koosnevad üksteisega seotud glükoositsüklitest, kuid nende paigutus ja ka ahelate arv on erinev. Tärklise korral on kõik glükoositsüklid seotud omavahel ühes ja samas asendis ning glükoositsüklite arv ahelas on 100 ja mõne tuhande vahel. Tselluloosi korral näed sa aga, et 2 järjestikust glükoositsüklit on üksteise suhtes pööratud 180 kraadi ning tselluloosi korral jääb glükoositsüklite arv kuni 10 000-ni. Tärklis on taimedele oluline varuaine ning inimesed saavad tärklist peamiselt teraviljadest või jahutoodetest ning kartulist. Tselluloos on taimeraku kestade koostises, eriti palju on teda puidus. Ilmselt tead sa, et puidust toodetakse paberit, seega ka vihiku või joonistuspaber koosneb peamiselt tselluloosist. Samuti on puuvill peaaegu puhas tselluloos. Kuigi tärklis ja tselluloos tunduvad väga sarnased, on nad oma omadustelt vägagi erinevad. Tärklis laguneb kergesti seedimisel glükoosiks. Seetõttu tunduvadki kartulid või leib meile natukene magusad. Seevastu tselluloosi loomad ja seega ka inimene seedida ei suuda. Kui väiksed suhkrumolekulid olid vees lahustuvad, siis polusahhariidid on vees lahustumatud, kuid siiski omavad vastastiktoimet veega.
Ilmselt oled sa tähele pannud, et puit või paber imab päris hästi vett, kuid ei lahustu selles. Samuti ei lahustu vees tärklis, kuid ta pundub kuumas vees ning moodustab kolloidlahuse, mis siis jahtumisel tardub. Seda kasutame me näiteks kisselli valmistamisel. Teine oluline orgaaniliste ühendite liik on rasvad. Rasvad on ühendid, mis on tekkinud glütserooli ja rasvhapete liitumisel, mille korral eraldub vesi. Glütserooli molekulis on 3 süsinikuaatomit, mis on seotud 3 hüdroksüürrühmaga ning rasvhapped on pikema süsivesinikahelaga karboksüülhapped, millest tavapäraselt on paarisarv süsinike aatomeid. Rasvad on tervikuna hüdrofoobsed ained, kuna nende molekulides on väga pikad süsivesinikkahelad, mis ei oma vastastiktoimet veega. Seega rasvad ei lahustu vees ning kuna rasvad on veest väiksema tihedusega, siis rasva ja vee segus jääb rasvakiht veekihi peale. Rasvu leidub kõigis organismides ning nad on olulised varuained, mida organism kasutab toidupuuduse korral, kuna rasvad on kõige energiarikkamad toitained. Lisaks on rasvad olulised püsisoojastele loomadele sooja hoidmisel, kuna rasvad on halvad soojusjuhid. Inimese organismis kaitsevad rasvad näiteks neerepõrutuse eest ning mõningad olulised vitamiinid lahustuvad rasvades, näiteks D-vitamiin. Ilmselt oled tähele pannud, et osad rasvad on tahked ja teised vedelad. Loomsed rasvad on enamasti tahked ning taimsed rasvad on enamasti vedelad ning neid nimetame me ka õlideks. Siinkohal tuleb kõnekeeles olla ettevaatlik, kuna näiteks ütleme me toiduõli ja mootoriõli, kuid nende 2 õli keemiline koostis on väga erinev. Toidu valmistamisel kasutatav taimeõli on tekkinud glütseroolist ja rasvhapetest. Seevastu mootoriõli on vedelate süsivesinike segu. Taimeõlides olevad rasvhapped sisaldavad süsinike aatomite vahel ka mõningaid kaksiksidemeid. Toiduainetööstus on aga õppinud taimseid rasvasid, mis on teadupäraselt tavaliselt vedelad, muutma tahkeks. Selle jaoks pannakse taimsed rasvad reageerima vesinikuga ning tekib tahke taimne rasv, millest toodetakse näiteks margariini. Nagu tärklis ja tselluloos, nii on ka valgud looduslikud polümerid. Kui tärklise ja tselluloosi molekulid koosnevad ainult glükoositsüklitest, siis valgud on palju mitmekülgsemad polümerid. Valkude molekulid tekivad aminohapete ühinemisel. Aminohapped on sellised karboksüülhapped, mis sisaldavad ka aminorühma ning kuna organismides leidub 20 erinevat aminohapet, on ka palju erinevaid võimalusi, kuidas valke kokku panna. Valgud on elusorganismides kõige tähtsamad ühendid, täites väga palju erinevaid ülesandeid. Valgud on organismis ehitusmaterjaliks, näiteks meie nahk ja juuksed koosnevad valkudest. Hemoglobiin, mis on ka valk, transpordib meie kehas hapnikku. Ka ensüümid on valgud ning nemad hoolitsevad selle eest, et keemilised reaktsioonid meie kehas saaksid toimuda. Veel tagavad sellised valgud nagu müosiin ja aktiin, mis on meie lihastes liikumise. Usun, et said aru, kuivõrd olulised on valgud inimorganismile. Valke saame me peamiselt loomsest toidust, näiteks lihast ja munast, aga ka piimast ja kalast ning veel pähklitest. Kordame üle põhilised punktid. Eluks olulised süsinikuühendid on sahariidid, rasvad ja valgud. Sahariidid koosnevad süsinikust, vesinikust ja hapnikust ning olulisemad sahariidid on näiteks glükoos, fruktoos ja saharoos ning tselluloos ja tärklis. Rasvad on sellised ühendid, mis on tekkinud glütseroolist ja rasvhapetest vee eraldumise tulemusel ning valgud on polümerid, mis tekivad aminohapete ühinemisel.